Tere! Täna on ilus päev. Päike paistab. Vähemasti siin Tallinna linnas, kus ma teile järjekordset raamatut valmistun ette lugema. Ja see raamat on Sergei Dovlatovi Leivatöö ja võõrama naine. 2 raamatut ühtede kaante vahel. Miks ma ütlen Tallinn? Sellepärast, et ma valisin siit välja 2 lõigukest ja üks neist räägib just nimelt Tallinnast, sest võib-olla te teate, aga kui ei tea, siis nüüd saate teada. Dovlatov elas mõnda aega Tallinnas ja ka töötas siin ja on Tallinnast kirjutanud mitmes oma teoses. Ja esimene lõiguke Tallinna linnast on siis niisugune. Vertikaalne linn. Tallinna nimetatakse kunstlikuks, nukulikuks, butafoorseks linnaks. Ma olen seal elanud ja tean, et seal on kõik tõeline. Järelikult on Tallinnale iseloomulik olla natuke kunstlik. Eesti kultuuri nimetatakse välispidiseks. Mis siis ikka, aitäh sellegi eest. Aga välispidist kultuuri halvustatakse minu meelest just sellepärast, et sellest jääb nii väga vajaka Eesti pealinna külalistel. Eestis on hästi riietatud lapsed. Eestis ei ole kodutuid koeri. Eestis võib kohata taglastajaid, kes joovad kirsilikööri tillukesest pitsist. Miks ma sõitsin nimelt Tallinna? Miks ma ei sõitnud Moskvasse? Miks mitte Kiievisse, kus mul oli mõjukaid sõpru? Arukaid motiive ei olnud. Oli auto, mis sõitis sinna. Minu elu oli ummikus. Võlad, perekondlikud pahandused, lootusetuse tunne. Nendes raamatutes Leivatöö ja võõrama naine, mis on siin ühtede kaante vahel ilmunud, kirjutab Dovlatov sellest, kuidas temasugune inimene elas literaadina Nõukogude Liidus ja hiljem siis ka Ameerikas, kuhu ta Nõukogude Liidust pagendusse rändas. Ja tal on väga hea huumorimeel kõige muu hulgas ja sellepärast valisin ma välja siis ühe niisuguse lõigu, mis minu arust seda väga hästi ilmestab. Kuidas teenida 1000 rubla? Ajakirjas Neva töötas minu hea sõber Lerman. Ta oli juba ammu soovitanud kirjuta tehasest. Sa ju töötasid tehase lehes. Istusin laua taha. Laotasin oma ajalehest välja lõigatud artiklid laiali. Lugesin nad läbi. Otsustasin ajutiselt unustada oma au ja kirjutasin kiiresti jutu ülesannet täites. 2 autoripoognat südant pahaks ajavat lääget haltuurat. Tegelasteks olid naiivne ajakirjanik ja eesrindlik töötaja. Ajakirjanik esitas kindla skeemi järgi ette nähtud idiootlikke küsimusi. Eesrindlane lammutas selle tuntud skeemi ära. Üksikasju ma ausalt öeldes ei mäleta. Seda üle lugeda ma häbenen. Nevas loeti minu jutt läbi ja lükati tagasi. Lerman selgitas, see on meie jaoks liiga hea. Halvemini ei tule välja, vastasin mina. Tuleb küll. Harva, kuid tuleb. Kui tahad selles veenduda, löö lahti ajakiri Neva. Ma olin segaduses. Olin otsustanud müüa hinge saatanale, aga mis välja tuli? Tuli välja, et olin oma hinge saatanale kinkinud. Mis võib veel häbiväärsem olla? Saatsin oma teose Juunostisse. 2 nädala pärast sain vastuse, võtame. Veel 3 kuud hiljem ilmus ajakirja number. Tekstile ma ei heitnud pilkugi, aga foto mulle meeldis, nagu mõni Napoli solist. Anonüümkirjas, mille ma sain, oli see kontrast ilusasti poetiseeritud. Portree on hea, käib filmilooks tipp-topp, kuid tekst on enneolematu sopp. Nii. Teadke siis, et see haltuura tõi mulle tohutult raha sisse. Nimelt 1000 rubla. 400 maksis Juunost. Siis tuli kiri Kiievist. Režissöör Pivovarov tahab teha lühifilmi. 200 rubla ekraniseerimisõiguse eest. Seejärel leping Moskvast. Kuuldemäng Moskva Akadeemilise kunstiteatri jõududega. 200 rubla. Siis kiri Taškendist. Telelavastus. Järjekordselt 200 rubla. Lisaks oli kirjas selline armas pisiasi. Ajakirjanikul ei ole jutus nime. Jutustajaks on nimitegelane. Me pidasime igati õigustatuks anda kangelasele teie perekonnanime. Dovlatovi osa on usaldatud näitleja Vladlen Geninile. Ma küsin, kes meie võimsatest proosakirjanikest on jäädustatud telelavastuses? Kus on Šolohov, Katajev, Fedin?
Mul ei tule isegi Dostojevski meelde. Ma loodan, et seltsimees Genin kehastas mind igati väärikalt. Selle jama eest sain ma 1000 rubla. 1000 rubla nädalaga. Jagada 5-ga 200 rubla ööpäevas. Jagada 8-ga tööpäeva standardpikkus tuleb välja 25. 25 rubla tunnis. Ma arvan, et nii palju ei teeni isegi KGB polkovnik, normaalsetest inimestest rääkimata. Vaat niisugune raamat siis Sergei Dovlatovilt. Ma ei ole päris kindel, kas see lugu on tegelikult selle raamatu iseloomustamiseks kõige parem. Kindlasti on siin palju nalja ja isegi veel naljakamaid nalju kui see 1000 rubla teenimise lugu, aga see ei ole muidugi ainult naljaraamat. Dovlatovis on väga palju traagikat, väga palju sellist hämmastavalt selget elu ja inimeste mõistmist ja üleüldse tõesti väga palju selline tõeliselt puhas, ilus, võimas kirjandus. Nii et ma loodan, et teis tekkis huvi selle raamatu vastu ja et te leiate aega selle kätte võtta. Ja ma tänan muidugi, et saite aega siit läbi astuda. Loodetavasti tulete teine kordki. Kui on otsesem huvi, siis võite täiesti julgesti sõtkuda siin all olevaid igasuguseid nuppe, nagu näiteks kanali tellimisnuppu või siis seda lehmakelluka kujulist, mis tuletab teile täpselt meelde, kui uus video on siia saabunud. Nii et aitäh veel kord ja kohtumiseni loodetavasti umbes täpselt nädala pärast.